Tere tulemast Hea Taro kanalile! Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna neitsidele. Täna laon sõnumite saamiseks keldi risti. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võtta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Nii, aga esmalt vaatame olemuse energiat ja ristavat sellist väljakutse energiat. Nii. Mõõkade kuus ja väljakutse energiaks on mõõdukuse kaart, tamburi energia. Alateadvuse energia on meil sauade kuus, möödunu. Möödunu energia on sauade rüütel, aga tagurpidi. Teadvuse energia, selline teadlikkus, mida ma tahan, soovin. Siin on sauade 5 ka tagurpidi, mis on tulemas lähitulevikus, mis siin mõjutab. No väga uhke, karikat 9. Kuidas sa ennast tunned? Selles olukorras on sauade äss. Sinu keskkond ehk siis välised mõjutajad, teised on kuukaart. Mõni nõuanne või hoiatus. Müntide 8 ja tulemus, mis on ootamas, mis juhtub järgmisena, on sauade 7. Nii. Aga praegune olemuse kaart on mõõkade kuus ja mõõkade kuus on kaart selline energia, kus võib-olla me oleme millegi osas justkui karidele jooksnud ja nüüd ma tahan sealt edasi liikuda ja tahan liikuda sellistesse rahulikemasse vetesse, mida ma ka siit kohe näen juba. Mõõkade kuus on minu jaoks energia, mis ütleb, et rasked ajad jäävad selja taha. See tähendab, et võimalik, et ma olen mingisugused konfliktid või keerulised situatsioonid juba läbinud ja ees ootav on selline rahulik, ma juba liigun selle poole, isegi kui ma seda veel ei taju. Kuidagi selline rahulikum periood on ees. On selline energia. Väljakutseks on mõõdukuse kaart. Ja mõõdukuse kaart on tegelikult kaart, kus ma proovin leida tasakaalu. Ma proovin leida millelegi parimat lahendust, mis sobib nagu paljudele, mitmele, mitte ainult minule, vaid selline kuldse kesktee leidmine. Aga see on väljakutse, millegipärast pole see nii lihtne leida kõigile sobivat lahendust. Mõõdukus on selline neutraalne energia ja siin edasi liikudes, et jääks konflikt või keerulised ajad selja taha, selleks selle kuldse kesktee leidmine on väljakutse. See ei ole nii lihtne. Aga vaata, võtan korra siia ühe selgitava kaardi mõõkade 6 jaoks juurde. Müntide 7. Müntide 7 on, ma ootan mingit tulu kuhugi, kuhu ma olen panustanud. Müntide 7 võib viidata sellele, et tegemist on tööalaste asjadega, aga see võib näidata ka, mündid minu jaoks on alati selline tervis, mündid on turvalisus, midagi püsivat, midagi stabiilset, midagi kindlat. Et võimalik, et ma liigun kuidagi millegi kindlama, püsivama poole, midagi, mis tasub ennast ära, just kui see edasiliikumine tasub ennast ära, et ma pean leidma võimaluse, sest see kasu ei pruugi nii lihtne olla, just kui ma panustan sinna. Või see edasiliikumine selle tõttu on võib-olla ka keeruline, sest ma panustan või ma olen pühendanud sellele palju energiat, palju aega. Aga kui on, et mul tekivad kas konflikt siis kuidagi perekonnas või tööga seotud või kuhugi, kuhu ma olen panustanud, pühendunud, endast andnud. Siin ei ole konflikti, siin on tegelikult edasiliikumine kergematesse vetesse, rahulikumatesse vetesse, aga võimalik, et on olnud midagi. Et ma tegelikult väga, mõõdukus, siin on ajastus hästi oluline. Mõõdukus kohaneb millegiga, ma proovin hakkama saada millegiga. Ma tahan nii, et teistel ka hea oleks, just kui ma otsin seda, mis toimiks
tal on tuli ja vesi käes, ta proovib leida parimad ja see on väljakutse energia, see tähendab, et see ei ole nii lihtne leida midagi, mis on kuidagi kõigile sobiv. Nüüd siin alateadvus, no alateadvus on väga kurnatud alateadvus, see, mis mul on kuklas, siin on koorem, ma tassin midagi kaasas, midagi on mulle üle jõu käib, midagi on minu jaoks raske, kas mul on liiga palju kohustusi, ma olen väsinud millestki ja see võtab mult sellise rõõmu ära, et kuidagi ma tassin ja rassin ja ma tunnen, et millegi osas on kuidagi selline, ma tunnen, et see on ainult minu õlgadel, midagi on ainult minu õlgadel ja seda on kohati liiga palju. Aga ega ma maha ka seda koormat ei viska, et võib-olla ma olen harjunud seda tassima või ma juba näen, et ma pean veel natukene veel. Et siis kõik muutub, natukene veel. Siin on müntide 9. Siin osadel neitsidel on tõenäoliselt tööga seotud asjad, aga võib ka olla püsisuhted, perekond, tervis, et kõik sellised mündid siia sobivad. Siis müntide 9 on justkui ma rassin ja tassin, et saavutada vahel müntide 9 selline materiaalne iseseisvus, aga kuidagi et parem seis, et kuidagi ma pean pingutama, et see mul kuklas kogu aeg, et kuidagi iseseisvumise energia. Müntide 9, et ma saaksin midagi lubada endaks, selleks ma pean enne kõvasti pingutama, selline energia tekib siin. Et ma rassin veel, ma midagi veel, ma pean jaksama veel, mul on liiga palju kohustusi, millega osas ma tunnen, et raskus on nagu minu peal väga palju, aga ma pean seda tegema, sellepärast, et kas osadel neitsidel, see ei lähe nüüd kõigi puhul, ongi see, et siin on, sest ainult mina ise endale saan loota, et ainult minu õlgadel see ongi. Või siis see on selleks, et ma tean, et siis ma saan midagi lubada, et see on selline luksuslik lubade kaart või et see toob siis sellise materiaalse tulemuse. Nüüd möödunu, millest lahti lasta, on siin sauade rüütel, aga see sauade rüütel on siin tagurpidi. Ja sauade rüütel tagurpidi võib näidata kedagi, kes või siis olukorda, kus ma tundsin, et ma ei julgenud riskida näiteks, et lõin araks möödunus või siis see võib ka näidata kedagi või mind ennast, et kuidagi selline ebakindel energia ja möödunu just mineviku mõttes. Keegi, kes on ebakindel, ei ole julge, kahtleb endast. See võib näidata ka kedagi, kes ei suuda pühenduda või ei taha pühenduda. See võib olla ka keegi, kes aeg-ajalt vihastab, kaotab kontrolli. Ka siis neitsi ise või keegi neitsiga seoses möödun. Ja siin on müntide poiss ka tagurpidi. See võib olla noorema energia või siis minu enda, aga võib ka olla, et kellegi osas mul on nagu minevikus juba tekkinud, sest müntide poiss tagurpidi on energia keegi, kes käitub aeg-ajalt sellist ebaküpselt ja isegi teeb rumalaid käike ja otsuseid. Keegi, kellel puudub vastutustunne ja see jääb siia möödunust justkui öeldakse, et lase see olla, oli mis oli, et seda ei muuda või kuidagi selline energia tekib siin. Keegi võis olla laisk või võib-olla keegi, kes ei kasutanud võimalusi, oli liiga arge, ei riskinud. Võib-olla keegi, kes on laisk, näiteks väldib tööd hoopis, et ei panusta kuhugi. Et erinevaid võimalused, justkui kuna jõukonnakaardid on mõlemad, siis võib viidata kellegile, et mitte olukorrale. Et justkui jäta maha, et see on positsioonil, et möödunu millest lahti lasta, lase lahti, et oli mis oli, et me ei saa seda muuta. Et kuidagi selline energia. Nüüd siin see, mida ma tean või soovin või arvan või selline teadlikkuse energia on sauade 5, aga sauade 5 on tagurpidi ja sauade 5 tagurpidi näitab sellist koostöösoovi. Et siin on sellist soov vältida konflikti, soov teha koostööd, meeskonnatööd ja vältida igasugust kahju tekitamist, et ma tahan nagu ennetada, ma tahan, et me oleksime meeskond, vaat selline tunne tekib siin. Siin otsitakse, väljakutse on ju leida lahendusi. Siin on, ma tahan konfliktsest olukorrast edasi liikuda, ma tahan rahulikumast ja siin teadlikult ka toimitakse selle poolt, et tekitada mingi koostöö. Selline vaherahu energia ja energia, kus
on soov osapooli kuulata, mõista, lepitada, selline energia, kus ma kindlasti soovin koostööd ja proovin igal võimalusel vältida konflikti. Jah, sest karikate 8 on energia, kus ma jätan negatiivse selja taha. Ma tahan jätta kõik halva selja taha. Tõenäoliselt siin on, nagu ma ütlen, et siin on enne seda ju mõõkade 5 olnud ja siin on sauade 5 ka püsti olnud, mis on konfliktsed energiad. Aga siin on neitsi olukorras, kus ma jätan kõik negatiivse, ma raputan ka see soovituslik, see möödunu, millest lahti lasta on. Oli, mis oli, nagu ma ütlen, et justkui raputa endast see maha, et sauade 8 puhul võib näidata, et miski ei ole toonud seda tulu, kuhu ma olen panustanud. Või kui ma olen ka pingutanud, proovinud, siis ma tegelikult ei ole suutnud saavutada seda, mida ma soovin. Et siin on näha, et minu jaoks karikate 8 on alati see, et midagi on minu jaoks ammendunud, et need karikad on tühjaks saanud, kuigi sinna on antud ja see on emotsionaalselt kuidagi minu jaoks kurnav, see on väsitav mulle. Et tõenäoliselt ka igasugused konfliktid või selline, isegi võib-olla selline, ma tunnen, võib-olla mingi hetk ma ei suuda, nagu kui on suur konkurents, et ma tunnen, ma ei jõua anda endast kõik, et ma vahepeal tahaks lihtsalt puhata, lasta, et siin see ka näiteks meeskonnas, et kogu aeg selline pingutamine, võib-olla ma tunnen, ma ei jaksa, et kuidagi samas on selline koht, kus ma otsin seda koostööd, otsin sellist rahulikumat lähenemist, kuidagi ma tahan kõik negatiivse jätta maha, tahan leida midagi paremat. Siin karikate 8 liigutakse ilusti karikate 9 juurde, kus on soovide täitumise energia. Ja see on lähitulevikus. Siin ma tõstan ja selle klaasi ja ma tähistan midagi. Ja minu jaoks karikate 9 on selline, ma olen kas tänulik, kas minust soovid täituvad, siin on selline kingituste, külluste, rahulolu, edu, tunnustuse, naudingute energia, siin ka võidakse söögi-joogiga liialdada pisut, et selline nautlemise energia. Ja minu jaoks on alati see karikate 9 puhul selline tunne, et ma korjan kõik need väiksed hetked kokku ja naudin neid, et võtan päevast need kõige ilusamad ja ma tõesti naudin seda, et siin minu jaoks karikate 9 puhul on õnnestumist ja jada, kus ma naudin erinevaid hetki ja midagi ja ma tunnen rõõmu, et millegi üle. Et midagi läks hästi, siin on poodu, kes on tagurpidi ja see on juba püsti on ju, et minu jaoks energia, kus ma tähistan seda, et ma ei ole enam ohver näiteks, et ma tähistan seda, et mingisugune minu jaoks ebamugav periood saab läbi. Ja seda ma tunnen ka siit, sest ma väldin. Ma tõesti tähistan seda, et ma sain sellega hakkama. Et kuidagi ma olen sipelnud millegi pärast, et võib-olla mul on olnud kuidagi, ma tunnen, et olen selline olukorras, kus mul ei ole nii mugav olnud, aga ma tähistan seda, et ma olen sellest väljunud, ma olen sellest üle olnud, et kuidagi selline rõõmus energia on siin lähitulevikus tulemas, sest ma olen suutnud mingisugused negatiivsed asjad selja taha jätnud, leidnud võimalik, sest see on väljakutse, selle kompromissi, selle tasakaalu, selle sobivaima lahenduse ja liigun rahulikumatesse vetesse, teadlikult väldin igasugust negatiivsust, konflikti, proovin rahulikult koostööd teha ja tundub, et saab hakkama ka sellega, et see poodukaart siin tagurpidi näitab, et ma ei ole enam see ohver, ma ei ole selles ebamugavas tsoonis enam, vaid ma tähistan seda, et midagi läheb hästi. Ja no kuidas ma ennast tunnen, uus säde tekib, uus energia tekib, uued kired tekivad, uus võib-olla loomepuhang tekib, et siin on potentsiaal, mis soovib minust välja tulla, ma saan uut energiat, midagi tegutseda, millegi poole liikuda. Jälle seesama mõõkade 6, mis siin olemuse energia praegu on, siit tekib midagi uut, sest ma liigun edasi. Nagu ma ütlesin, ma liigun rahulikesse vetesse. Siin võib olla, ma saan kellegi tuge, kellegi abi, sest mõõkade 6, selle konkreetsel kaardipakil küll on üksinda. Aga tihti see näitab teiste toel on nagu lihtsam. Et justkui kui mul on kellegile toetuda, siis toetu. Aga siin on, ma liigun parematesse vetesse ja siin on säde, siin on sellist
potentsiaali, mis otsib väljapääsu, et uued ideed, et selline energia, kus ma suudan alustada midagi põnevat. Siin on midagi põnevat ja siin on mingisugused soovid, kired, mida ei ole võib-olla ma veel ellu viinud, aga see potentsiaal otsib väljapääsu ja ma liigun selle poole. Ma tõesti liigun selle poole. Ja see on energia, kui sa tunned, et miski või keegi on sulle hea, siis just täpselt nii see ongi ja sellesse tasub justkui panna ja pühenduda ja oma kirge ja aega. Et mis iganes see on projekt, tunne kellegi vastu, idee, on ju mingi tegevus, mida ma tahan teha, et justkui kui ma panustan sellesse, siis ma ka naudin seda protsessi ja ma olen selles edukas, et selline enda südame avamine millegile uuele, mis mind sütitab, mis mind tõmbab. Nüüd keskkond on siin kuukaart, et võib näidata, et mõnel neitsil on tegemist kaladega, aga sinu keskkond on selline, kõik ei ole ühel lainel. Et siin on, ma tunnen, et kõik ei saa asjadest ühtemoodi aru ja seda oli ka siin tunda, et justkui neitsidel on mingisugune seltskond, keda tuleb võib-olla natukene tasakaalustada, kuidagi selline tunne tekib hetkel. Et kuidagi minu jaoks kuukaart on, et kõik asjad ei ole väga selged. Kõik ei näe asju ühtemoodi. Kuu tekitab saladusi, kuu tekitab hirme, kuu tekitab, see keskkond on justkui ei ole kõik sükene kristallselge, et ma näen, kuidas asjad on, ma mõistan kõike, vaid kuu vajab pingutamist. See tähendab, et ma pean proovin väga fookust, ma proovin mõista, ma proovin aru saada. Ja isegi kui mulle tundub, et me saime ühtemoodi aru, siis pärast tuleb välja ikkagi, et saime väga erinevalt aru. Et kuidagi millegi osas kuu näitab, et keskkond on just selline, et kuu energia on selline salapära. Ja õnneratas on siin tagurpidi, mis minu jaoks ütlebki, siin ongi mingisugused asjad, mis ei ole minu kontrolli all, sest õnneratas tagurpidi näitab seda, et asjad võivad viibida. Ja minu jaoks veel seda, et kõik ei ole minu kontrolli all, et ükskõik kui palju ma pingutan, ükskõik kui palju ma proovin, siis kõik ei ole võimalik kontrollida. Siin on keskkond ja see on mind ümbritsevad ka siis inimesed, on ju, et see keskkond ongi pisut selline hägune, et kuu valguses on alati asju, mis on minu kontrolli alt väljas, plokid on ees, et ükskõik kui palju ma pingutan, siis täit selgust mul ei ole ja sellepärast ongi väljakutse tõenäoliselt see, et saada kõik ühe mütsi alla näiteks millegi osas. Et leida see, mis kõigile sobib. See ei ole üldse väga lihtne. Ja ometi siin on väga tugevaid selliseid hetki, kus ma naudin ja tunnen, et kõik on väga hea ja siin ka midagi, mulle meeldib, et siin on edasi liikumine paremuse poole, aga mul ei ole veel päris selge, kuidas kõike kõigile rahuldavalt, sest ma tahan kõigile parimat, et selline energia on. Nüüd soovituste või nõuande positsioon, siin on annete kaart minu jaoks selline müntide 8. No müntide 8 on väga töökas energia. Siin on oskused ja anded. Kas ma peaksin midagi õppima, millestki panustama, kuidagi arendama midagi? Seesama kaart on siin tagurpidi. See tähendab, et ma ei seisa millegi eest. Ja siin tulevikus ma seisan. See soovitus on ka, et miks sa ei seisa, just kui sa oled millestki andekas või sa peaksid midagi arendama. Siin on kvaliteet oluline, et ära lase millegi osas latti alla. Et siin just kui ei seisa, et millegi osas tahaks alla anda. Et mul on kõrged standardid, meisterlikkus, pühendumine. See võib näidata edutamist kas või millegi osas ma arengan või õpin või see on võimaluste kaart seal. Nagu nõuandekaart, just kui mul on andek. Siin tulemus on, et väljakutsed on ju. Et sauade 7 näitab, et võib olla väljakutseid, aga sauade 7 on see kaart, mis ütleb, et ära lase ennast kõigutada. Et sa saad hakkama nende väljakutsetega, et sinul on kuidagi parem positsioon, isegi kui on millegi osas sellist vastuhakkuvad eriarvamusi, väikseid väljakutseid, siis see on see, ja võib-olla nad tulevad ka 6 tükki korraga ja mulle tundub, et seda on liiga palju minu jaoks, siis see kaart ütleb, et sa tuled toime, sest sa oled kuidagi, sinule on antud see mingisugune
võimekus selle osas toime tulla. Jah, siin on seesama, kusjuures tuleb jälle tagurpidi välja, siin on antud see, sest neitsid väldivad väga teadlikult, siin on uued võimalused, väga teadlikult konflikti. Ma proovin panna justkui meeskonda tööle, aga ma pean olema enesekindel, ma pean hästi tugev olema, mitte provokatsioonile alluma näiteks, sest siin on selline energia, et mina saan hakkama, mina suudan midagi kontrollida. Aga ma ei ütle, et see on lihtne, aga siin on õnnestumisi, siin on sellist kirglikkust ja justkui sauade 7 minu jaoks on, et ole vapper, seisa kindlalt 2 jalaga maa peal, et see kaart viitab tihti sellele, et pead võib-olla kellelegi midagi tõestama. Aga ei tohi unustada ära seda enese kindlaks jäämist, et sa oled ju edu ära teeninud, et ei tohi lasta mõjutada kriitikal negatiivsusele, et kuidagi ei tohi lasta ennast kõigutada. Et seisa oma väärtuste ja tõekspidamiste eest, sest siin on tõesti, et just kui sul ei ole konkurentsi millegi osas või siis sa lihtsalt soovid panna nagu meeskonnaga tööle midagi. Sellised sõnumid neitsid teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid!